Ma tutvustan teile, kes siin meil ees istuvad ja siis me küsime neilt küsimuse, mis on seotud püha vaimu tööga nende koguduse rajamise juures või protsessis. Nii ma tutvustan, hakkan siit vasakult poolt pihta. Kristel on meil siis hääl Eesti Nelipühi kirikust ja Kristel ja tema pere on saanud sellise huvitava saarevallutuskogemuse, et nemad on siis Hiiumaal alustanud, rajanud Nelipühi koguduse ja tema toob meile siis seda Nelipühi häält sealt Hiiumaalt. Meil on Kristiina Seppel, kes on olnud Saku Luteri koguduse rajamise juures. Hele-Maria Kangro, kes oli Moko ehk siis Mosaiik koguduse rajamise juures. Nüüd on küll Mooste Baptisti koguduse liige ja oma abikaasaga juhivad seda, aga siis Moko algust on tema näinud ja võib sellest jagada. Joonatan Lige, kes on Tallinna kogukonnast ja siis saab natuke sellest rääkida, et kuidas nende kodukoguduste võrgustik on sellise hoovõttu teinud. Jakob Remmel, 3D kogudus, siis Pavel Sajakin, kes jagab meiega Luteri, Lasnamäe Luteri Markuse koguduse sünnist ja siis Vitali Baranov, tema on kohalik metodist ja räägib ühest uuest algatusest Lootuse kogudus ka Tallinna linnas, see on siis venekeelne kogudus ja selle sünnist ja kuidas püha vaim neid juhatab. Nii et meil on päris selline oikumeeniline seltskond siin, aga kõiki neid inimesi ja nende kogudusi on juhtinud see sama vaim. Ja me tahame nüüd kuulata neid lugusid, et kuidas just püha vaim, püha vaimu hääl, püha vaimu tunnetus on olnud selle koguduse rajamise protsessi juures. Ja võib-olla mis on need asjad, mida ei ole tehtud lihtsalt õpiku või inimliku tarkuse järgi, aga just nagu püha vaimu juhtimisel ja ajendil. Seal hulgas võivad olla ka mingid riskid, mida on võetud või mingid muudatused või lihtsalt selline Jumala ligiolu tunnistus. Ja et see, mis teile südamele tuleb, seoses püha vaimu tööga teie koguduse rajamisel, rääkige läbi selle prisma, läbi selle vaatenurga oma koguduse sünnist, selle koguduse, mille juures te olite, siis, mille rajamise juures te olite. Ja me selle esimese ringi võime täitsa teha niimoodi kellaosuti suunas. Sobib? Tere, mina olen siis Kristel ja me olime abikaasaga rajanud kunagi koguduse Lihulasse ja siis me olime suundunud sealt pärast 14 aastat, kui olime oma töö üle andnud Sinti ja siis oli ka seal plaan avada kogudus, aga siis tuli Eestisse suur majanduslangus ja meie sattusime elama Soome. Ja kunagi, kui me abiellusime, siis Jumal kutsus meid tegelikult Hiiumaale, aga me olime piiblikooli läinud ja Jumal pärast piiblikooli kutsus meid Lihulasse ja siis me ütlesime, et ei, me Hiiumaale küll praegu ei tule. Elades nüüd siis Soomes, seal abikaasa siis kokku 6 aastat, mina 4 lastega, me otsisime iga päev Jumalalt, et Jumal, kuhu sa siis meid tahad saata, sest meil oli väga südames Eestimaa. Ja me võimendame sind. Ja siis me palvetasime, igal hommikul ärkasime üles ja söögilaos vaatasime üksteisele otsa ja millal me sinna Eestisse saame minna. Ja oli erinevaid kutseid ja meie Nelipühi kiriku sees ka, et tulge sinna ja seal alustame uut kogudust, sest Nelipühi kiriku visioon on, et nagu rajame eluandvaid kogudusi. Ja me käisime nendes kohtades ja palvetasime koos ja tunnetasime, et ei, see ei ole ikka see koht. Et see ei ole see, kus me peame minema. Ja kui me elasime Soomes, siis seal meist umbes 100 kilomeetrit kaugemal elas üks
üks vanem naisterahvas, kellel oli prohvetiand, tema meid ei tundnud, aga kuna Urmase ja minu abikaasa õde elas ka Soomes, siis tema oli neile, ta on palunud seda naist, et kas sa palvetaksid selle paari eest, ta ei rääkinud meist mitte midagi. Ja kui ta oli umbes siis 2 nädalat palvetanud, siis me kohtusime ja siis ta rääkis neid pilte, mis ta nägi meie kohta. Ta nägi erinevaid pilte, üks pilt oli see, et me olime väga mineku valmis nagu lennujaamas, aga lend tühistati. Kohvrid olid kõik meil kaasas. Siis teine pilt oli selline, et kus tõkkepuu oli ees ja me ei saanud minna nagu tee peal. Ja 3. pilt oli valgusvoor ja ta ütles, et seal põles punane tuli. Ja ta ütles, et on seda valgusvoori näinud teiste inimeste elus ka, aga siis on alati roheline tuli olnud. Ja ta ütles, et palun ärge lülitage seda autot välja, kui te seal valgusvoori taga olete, et kui tuli vahetub väga kiiresti ja kui te välja lülitate, siis keegi teine sõidab teile tagant sisse. Need olid need pildid, mis ta nagu nägi. Ta ei teadnud mis midagi. Me panime need siis nagu riiulile, ootele need nägemused ja siis me aeg-ajalt võtsime selliseid päevi, kus me käisime koos ja palvetasime ja mõni päev oli selline, et hommikust õhtuni kuskil läksimegi tema suvilasse, siis palvetasime. Läks mööda 2 aastat ja siis talle tuli see sõna, et Jumal oli selle naisele rääkinud, et kus see koht on, kuhu me peame minema. Sellel vahepealsel ajal me olime külastanud mitmeid kohti, siis Eestis, kus kogudusi rajati. Ja me olime siis, et saame siis kokku ja räägi meile ka, kas see meie südametunnetusega kokku läheb siis. Ja see naine siis ütles, et see koht on Hiiumaa, kui me kokku saime. Ja see mind isiklikult täitis tohutu rõõm, sest et ma olin väga hirmul, ennem kui ta selle välja ütles, ma mõtlesin, et Jumal, ma võin isegi Aafrikasse minna, aga palun, et see ei oleks Tallinn, sest ma ei tahtnud kuskile suurlinna minna. Ma igatsesin sellist maakohta, sest Lihula, kus me olime juba kogudust rajanud, oli ka selline maakoht. Ja selline tohutu rahu ja rõõm täitis vastupidiselt sellele, et nagu ma alustasin, et kui me abiellusime, siis 30 aastat tagasi oli me Jumala kutse meile ka Hiiumaale ja siis ma ütlesin, et ei, ma sinna ei taha minna, see on niisugune konnatiik, väikene seltskond, kõik teavad kõiki. Aga nüüd täitis mu südant rõõm ja abikaasaga mõlemad me kogesime nagu seda, et see on nagu Jumalast. Ja kui see päriselt, siis läks sellest veel 1,5 aastat mööda, me panime sellega nagu riiulile, et kui see on Jumal sinust, siis see läheb täide ja kui see ei ole, siis see ei ole õige. Ja palvetasime, teenisime kogudes edasi seal Soomes, kus me olime ja sellel hetkel siis, kui tuli uus sõnum, et minge julgelt laeva, see laev ei vaju põhja. Urmas ütles, et ta oli selle sõnumi siis sellelt naiselt saanud, siis Urmas ise sõitis Eestisse, aga mina läksin kogudusse ja mina mõtlesin, et see on nii suur muutus meie elus, et ma ei saa lihtsalt teha seda niimoodi, et nüüd pakime kõik asjad kokku, võtame lapsed koolist ja kolime Eestisse. Ja ma ütlesin, et Jumal, ma lähen kogudusse, ma usun, et sinu pühavaimu annid töötavad koguduse kaudu ja ma palun, et sa kinnitaksid seda sõnumit. Ja seal oli selline teenistusel öeldi välja, et nüüd on viimane naiste õhtu tulemas kolmapäeval ja siis ma otsustasin, et ma lähen sinna naiste õhtule. Ja seal oli üks naine, kellel tõesti pühavaimu annid töötasid ja ta võttis igat ühte isiklikult palvetada tema eest, kellel olid siis palvesoovid. Ma ei tundnud, ta oli minu jaoks tõesti võõras ja ta ühes ruumis eraldi palvetas siis, ta palvetas keeltes tükk aega, ta võitles ja ta ütles, et ta oli väga segaduses, ma nägin ja ta ütles, et ma ei tea, aga ma näen sellist pilti, et ma näen laeva. Aga mäletate, see naine, kes andis sõnumi, oli just 100 kilomeetrit kaugemal, see prohvet Janniga inimene ütles, et minge julgelt laeva, et see laev ei upu. Ja siis ta palvetas edasi keeltes ja siis ta profeteeris väga-väga paljusid asju sellest kohast, Hiiumaast, kuhu me läheme, me ei nimetanud seda Hiiumaad. Ja ma tundsin, et ma olen Jumala poolt väga kinnitatud, et astuda seda ususammu ja teha nii suur elumuutus. Ja nii me sinna Hiiumaale siis saabusime, aga siis seal on meil palju võitlusi olnud, aga nüüd me oleme 10 aastat seal olnud ja detsembrikuus me ametlikult registreerisime koguduse, et läksime siis ja hakkasime nullist peale, hakkasime evangeeliumi kuulutama ja oma kodu rajama ja inimestega suhteid looma, nii et Jumal on olnud väga ustav. Inimesed on saanud päästetud ja me oleme seal siis tööd jätkamas. Nii et need on, see on hästi linnulennult ja kiiresti, et see on väga pikaaegsed kogemused seal olnud ennem.
Mul on lühem lugu, sellepärast, et mina ei tahtnud kogudust rajada ja tegemist on siis Saku ühe Luteri kogudusega, mis kannab Pühak Toomase nime täna. Saku on ajalooliselt selline piirkond, kus ei ole kunagi olnud ühtegi kirikut ega ka iseseisvat kogudust. Et seal on alati olnud usklikke, kes on väga ustavad palvetajad olnud ja seal on toiminud vennaste koguduse palvemaja ja selline palvetöö, mis siis nõukogude ajal pandi kõik kinni ja kõik kadus ära ja taasiseseisvumise ajal siis palvemaja anti tagasi ja vennaste kogudus andis kasutada ühele maakogudusele Hagerist, kes tegi seal siis ustavalt sellist jumalateenistuse tööd. Ja kuna ma ise olen selle Hageri koguduse liige olnud, siis mingil hetkel juhtus nii, et meie noorte töö kolis sinna Sakku. Me peame ise ennast täielikult palve vastusteks või palveviljadeks, et mis seal Sakus toimus või mis oli kõige ustavam, seal olid selline vanade inimeste palvering, mis käis koos esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev oli sabat, pühapäeval nad käisid hommikul siis kas nelipühiteenistusel või Tallinnas Olevistes ja siis kell 3 nad kogunesid seal palvemajas Luteri teenistusele. Ja nende vanade inimeste palvesoov oli see, et tuleksid noored, et tuleks oma kirikuõpetaja ja tuleks kirikuhoone ja tuleks ka kirikumuusikud. Ja täna on need kõik seal olemas. Ja umbes samal ajal sain mina südamesse seal Sakus teha sellist noorte tööd, mis on nagu väljapoole suunatud. Ja kui mu käest küsiti ükskord, et mis te teete seal või miks te seda teete, siis ma tegi spontaanselt vastasin, no me tahame, et kõik Saku inimesed saaksid päästetud, aga ma ei mõelnud selle taga iial, et ma tahaks kogudust rajada. Et ma pigem nagu võitlesin sellega ja põgenesin selle idees, sest see tundus väga suur ja väga raske. Aga Jumalal olid teised plaanid, sellepärast, et selle noortetöö tulemusel ja veel mitmete palvete tulemusel hakkas tulema inimesi, kes ütlesid, aga me tahame ristitud saada. Ja me ristime inimesi kogudusse, mitte põllu peale. Et siis tekkis küsimus, aga millise koguduse liikmeks nad siis saavad. Ja sealt edasi tuli veel inimesi juurde, kuni siis ühel hetkel me seisimegi sellise küsimuse ees, et kas siis nüüd või siis me lihtsalt venitame selle otsuse nagu nii kaugele, mille tagajärg võib olla ka see, et me kaotame ka need inimesed, kes on tulnud, sest et me ei suuda neile pakkuda vaimulikku kodu. Ja mind on nagu saatnud sageli ühe mu väga hea sõbra, ühe missionäri selline lugu, et kui tema sai kutse tulla Eestisse missionäriks, siis ta ka nagu võitles Jumalaga selle pärast. Ja ta küsis ühe vanema missionäri käest, et mis ta peaks tegema. Ja siis see vanem missionär ütles, et tead, et Jumalaga on nii nagu politseinikuga. Et sa võid talle öelda ei, aga lihtsalt mida kiiremini sa talle jah ütled, seda vähem valus on. Et see julgustas mind, et kui Jumal, sina oled selle taga, siis läksime. Proovime korraks. Üks. Kas on piisavalt kõvasti? Sama. Elas kord. Okay. Ei just. Sorry. Mosaiikkoguduse rajamise lugu on tegelikult videona YouTube'is täiesti olemas, nii et kui te guugeldate Mosaiikkoguduse rajamise lugu, siis te näete sellest väga, väga toredat ja kaasaarvat videojutustust. Nii et ma seda lugu ei hakkagi ümber jutustama, las see jääb teile koduseks vaatamiseks. Aga ma arvan, et püha vaimu tööd selle koguduse rajamise juures mina nägin rohkem nagu juhtide pealt ja selle pealt, et see mõte oli nagu õhus ja justkui nagu kõik nagu loomulik nagu viis selleni, aga väga selgelt nii Toomas Vardi kui Mart Oksa nagu
olid sellise hoiakuga, et me ei raja kogudust enne, kui tõesti me oleme saanud nagu kõnetuse Jumalalt, sest kui läheb raskeks, siis mitte miski sellel hetkel meid sellest raskusest üle ei aita, kui ainult see, et me teame, et okei, Jumal on tegelikult selle taga. Ja mina olin siis üks nendest, kes võib-olla siis nagu rohkem sellises kõrvaltvaataja rollis nagu vaatasin, et kaua võib, on ju, et potentsiaal on hea, hakkame minema, on ju. Aga nemad nagu ootasid seda kõnetust ja ma arvan, kõik nagu vaatasid Toomase otsa, et okei, tema selline suur noortejuht, et kindlasti tema nüüd saab selle kõnetuse ja niimoodi, aga seda ei sündinudki ja hoopis Mart siis ühel ööl nagu sai nagu selge kõnetuse Jumalalt ja ma arvan, see oli ka nagu lõpuks kindlasti väga, väga vajalik, et see niipidi oleks. Ja meil oli selles rajamistiimis, kus meil oli 17 inimest, oli ka üks noor naine, kes siis oli nagu mitu aastat juba tundnud, et nagu mingit sellist püha rahulolematust ja et nagu on mingi missioon, mis ta peab tegema või mingi kogudus, keda ta peab aitama. Ja tema oli saanud siis prohvetliku sõna kelleltki, et seda kogudust, kuhu sina kuulud, seda veel ei eksisteerigi. Ja kui siis tuli see koguduse rajamise protsess, siis nagu tema oli üks nendest, kes oli hästi nagu kindlalt kaasas, et vot nüüd nagu läks see pusle kokku, on ju, et mida tähendas see, et seda kogudust ei eksisteerigi veel. Nii et mina nägin seda pigem kõrvalt ja ma arvan, et võib-olla kellegi jaoks julgustav, et kui juhina tihti tõesti on vaja seal praadida ja palvetada ja sõnu otsida ja pilte küsida ja seda teha, et siis samas, kui see on tehtud, siis Jumal saadab alati ka mingeid töötegijaid, kes on lihtsalt niimoodi nagu kaasas, et mina olen kindlasti üks nendest, kellel nagu ei olnud see sellel hetkel mingi suur nagu vaev ja läbipalvetamine, vaid kuidagi Jumal hoopis teistmoodi valmistas nagu ette. Et ma usun, Jumal varustab ka nende inimestega siis. Mina Joonatan siis ja Tallinna kogukonnad on meie koguduse nimi. See nimi on nii pikk ja keeruline, et me ütleme ka vahel tako lihtsalt, nagu te ütlesite moko, et siis on nagu nõbud, eks ju siin. Aga ma arvan, minu lugu on, või meie koguduse lugu on ka üks pikem pilt ja pikem lugu. Ja ma arvan, et ma olen ise olnud kogu elu selline korralik oranž vanni käsn. Ja käsn just selles mõttes, et kui sa oled vees, siis sa imed seda vett sisse, et kuskilt seda jälle välja pigistada ja vahel kuivad täitsa ära, siis keegi peab jälle seda käsna märjaks tegema. Ja miks ma selle käsnaga tahtsin alustada on ka see, et ma arvan, et see tuleb nagu pikalt tagasi ka mu pere juurde, et ma olen kasvanud üles kristlikus perekonnas. Mu vanaisad olid pastorid, mu isa oli jutlustaja ja mu esiisad olid ka jumalamehed, kelle talu ehitati lisatuba, kus kogudus Hiiumaal sai koos käia või kes oli meeskonnast, kes aitas ehitada Kohila baptisti koguduse maja näiteks ja neid lugusid on võib-olla veel ja veel. Ja ma arvan, et kuidagi see keskkond ka, kus ma sain üles kasvada, võib-olla soodustas ühel hetkel kuulamaks Jumalat ka selle koguduse rajamise osas. Ja ma arvan, et teist olulist rolli on mänginud ka inimesed, seltskonnad, kelles ma olen koos olnud, et läbi ühiste sõprade olin ma isegi Krissuga koos Saku koguduse alguse juures, isegi läbi selle, et ma aitasin ka seda sama noortekat seal mingil hetkel teha. Täna on väga imelik sellele niimoodi tagasi mõelda. Aga ma arvan, et see lugu jätkus ja sai kuidagi nagu tegelikult alguse pea 15 ja rohkematki aastat tagasi, kui ma olin ka ühel konverentsil, kus räägiti koguduse rajamislugusid ja ma ei olnud, ja see oli täiesti uus termin võib-olla isegi, sest aastal 2008-2009 umbes, väga palju kogudusi on Eestis rajatud ja mõned üksikud lood olid ja ta oli selline, võib-olla veel sellise nõukaaja järgse aja mingisugune tulemus veel, et me ei teatud seda ja sellest ei räägitud ja kui sellest räägiti, siis tekkis küsimus, aga miks siis need teised maakogudused, mis on hääbumas, miks neid elule ei aidata. Aga sellele vaatamata Jumal ühe vaikse sosinaga ütles mulle, et Joonatan, ma tahan, et sa koguduse rajaksid.
ja see hääl oli nii võimas ja nii sügav, et ma sain kohe aru, et see on Jumal. Ja ma küsisin, et Jumal, kas sa oled sina, kes seda küsib minu käest? Ja täpselt sama füüsiliselt tuntavalt ta ütles seda uuesti. Ja ma ütlesin talle, et okei, teadmata, mida see kaasa toob. Ja ma mõtlesin, et kui ühel hetkel ma olen 50-aastane ja enamus elu on elatud ja lapsed on kodust välja saadetud, et küll ma selle koguduse siis ka lõpuks ära rajan. Aga reaalsus oli see, et ma olin jõudnud eluga sinna kanti, et ma elasin Tartus, teenisin osaliselt kaasa Risti koguduses, ma olin ülikooli lõpetunud, mul on tegelikult ehitusinsener ja töötan ehitusprojektide kallal igapäevaselt. Ja ühel hetkel tuli minu juurde mu pastor Peep Saar ja Peepule ma vist olin kunagi rääkinud, et Jumal on kutsunud mind kogudust rajama, aga see oli mingi müstiline termin, millest ma tegelikult mitte midagi aru ei saanud. Ja Peep ütles mulle, et Joonatan, kas sa tead, et Daniel ja Kuldar, kes olid siis ka 2 meest meie kogudusest, et Jumal on kutsunud neid ka Tallinnasse kogudust rajama. Ja tead, Joonatan, veel, et meil on algamas selline asi nagu M4, mis on selline koguduste rajamise 1,5 aastane selline aeg, kus te saate kokku, teete plaane, et aidata teil nagu edasi minna. Ja kuidas sa ütled oma pastorile ei? Sa ütled ikkagi jah. Ja nõnda me läksime sinna M4-le 3 koos oma peredega ja esimesel õhtul seal me saime aru, et okei, see asi on päris tõsine kraam oli. Ja me lihtsalt olime põlvili maas ja lihtsalt nutsime nagu väiksed lapsed, kelle mänguauto on ära võetud liivakastist. Ja me saime aru, et midagi suuremat on toimumas. Ja läbi selle M4, selle 1,5-aastase perioodi meil sai paika nii konkreetne plaan, kuhu minna, mida teha, kuidas teha. Mingitel hetkel me mõtlesime ka, et okei, me jõuame Tallinnasse, me saime aru, et me peame Kalamaja kandis alustama. Ja ma kuidagi kujutasin ette ka, et siis ma ühel päeval olen seal Salme kultuurikeskuse laval, kus need projektorid nii heledalt paistavad, et ma ei näe inimesi saalis ja siis on kõva bänd on seal laval ja Daniel laulab ja kõik on nagu hullult tore. Aga siis lõpuks me avastasime ennast, et me oleme oma väikestes üürikorterites, sööme pannkooki pühapäeva hommikuti, jagame seda, mis eludes toimub ja püüame läbi selliste väikeste võrgustike jõuda nende inimesteni, kes pole Jumalast mitte midagi kuulnud. Kes ei lähe ise pühapäeval kirikusse, vaid kelle jaoks meie oleme kirik kogu selle nädala jooksul, kus me oleme. Ja nii me oleme, tähistame sel sügisel oma 10. aastapäeva juba ja aeg on läinud hästi kiiresti ja Jumal on õnnistanud seda tööd, Jumal on sosistanud, Jumal on vähe valjemini vahel öelnud. Aga ma arvan, et kõige ägedam ongi olnud see, et Jumal on läbi inimeste ka, ma arvan, meid hästi palju kõnetanud. Läbi selle sama M4, kus me saime igasugust tuge ja nõu ja eespalvet oma praegustelt sõpradelt Lätist või Norrast, kes kõnetasid meid. Ja ma mäletan ühte korda, ma Kristuga enne süües jagasin seda ka, kuidas mul oli ka üks M4 kohtumine oli ja meil on M4 algas alati sellise ülistuspalve õhtuga. Ja seal oli üks mend Öivind, kes tuli Norrast kuskilt Luteri kogudusest sealt ja siis ta tuli palve ajal, tuli meie meeskonnal iga ühe pärast palvetama. Te ei teadnud, kes me oleme, mis on meie nimed ega midagi. Ja ta tuli igale ühele, pani täpselt naelapea pihta, täpselt selle, mida me kuulda tahtsime. Ja ma olin just too hetke mõtlemas ka, et okei, et ma olen õppinud ehitust ja ma töötan ehitusplatsil, juhin selle asju ja päris äge on, aga võib-olla siis peaks ka minema oma vanaisade teed ja hakkama pastoriks ja jätma selle maise karjääri ja hakkama nagu päriselt pühaks. Või siis, mis ma pean tegema, ma olin nagu otsingul ja Öivind tuli siis ka minu juurde palvetama ja ta ütles, et Joonatan, ma näen, ta mu nime ei teadnud, aga ütles, et ma näen, et sa oled suure laua ääres, sul on ehitusjoonised seal kõik laua peal ja sa selgitad selle inimestel, kuidas seda kohta tuleb ehitada, mis seal on ja seal laua ääres istub, seal on arhitektid ja insenerid ja ärimehed ja sa oled nende keskel ja et Jumal tahab öelda, et sa oled preester just nende inimeste keskel. Ja see oli nagu kõik, mis mul oli vaja teada ja täna tegelikult ongi nüüd pea 10 aastat seda mu igapäevane elu ongi täpselt selline olnud, et Jumal on meid läkitanud selliste inimeste keskel olemaks neile preestriks. Nii et ma arvan, et need väiksed lood, väiksed kutsumised, väiksed sosinad, need inimesed, keda Jumal on ümber toonud, on olnud nagu see ilus lugu ja pilt kuningriigist
mida Jumal on meile andnud ja mida me oleme kandnud. Mina olen Jakob ja 3D koguduse rajamislugu on kindlasti väga tugevalt seotud minu enda looga ka, aga proovin seda nii-öelda mõnevõrra lahutada ka, et aga ma mäletan, et kui ma olin 12. klassi lõpetanud, olin Tartus siis koolis käinud ja mõtlesin, et mind ootab ees täitsa uus tee, et lähen Tallinnasse ülikooli, hakkan õppima põnevalt seda, kuidas üritusi korraldada ja käisin veel vahepeal Ameerikas suvel, olin kõigest sellest eemal, mis meil Eestis muidu oli. Ja ma mäletan, et kui ma tulin tagasi, siis kuidagi ja läksingi siis sinna ülikooli, hakkasin seda teed käima, siis üsna pea ma sain kuidagi sellise väga suures selguse, ma ütleks ka Jumala vaimult, et see, mis iganes ma üritan ehitada nagu väljaspool Jumala kuningriiki, ei saa olla olulisem kui see, mis toimub nagu kohalikus koguduses ja inimeste jüngerluses. Ja mõnes mõttes see oli nagu selline esimene taju, et inimestel võivad olla ja täna ma olen vahepeal asutanud veel ühe tehnoloogiaettevõtte, tegelen sellega, aga jätkuvalt ma usun seda, et see, mis on kohalikul kogudusel nagu selles maailmas see roll meil selle hulgas on suurem kui mis tahes muu tegemine. Ja ma mäletan, et kui see nagu selgeks sai, siis ma korraga sain aru ka, et minu tutvusringkonnas ja ma hakkasin nägema, et oli palju inimesi, kes olid huvitatud usulistest vestlustest, aga mitte tingimata tulemaks üle kiriku lävepaku neid usulisi vestlusi pidama. Ja see tekitas teatud sellise nagu ka püha rahulolematuse mõnevõrra, et need inimesed on avatud Jumalale, aga kuidagi raske on neid panna tulema nagu enda juurde. Ja mingil hetkel, mõneti rääkisin isaga ja osade teiste inimestega, kes minu elus on olulist rolli mänginud ja kuidagi lihtsalt jällegi selline ratsionaalne selgus Jumala vaimu juhitult, et siis tuleb minna nendeni nagu ja võtta, luua kogudus, mis räägib neile arusaadavas keeles seda sama kristlikku evangeeliumi. Ja et selles mõttes mulle meeldib see politsei näide, et kui on nii, siis on nii ja hakkame tegema. Et ma pigem siis hakkasin rääkima seda sama nagu veendumust oma sõpradele ja siis meie ümber koguneski umbes selline 10 noort, kes olid piisavalt nagu hullumeelse usuga ja piisavalt vähese elukogemusega teada, et see ei peaks inimlikult või ratsionaalselt toimima, et 10 inimest, kellelgi ei olnud töökohta ja sellel hetkel võiksid rajada mingi koguduse. Aga nii see alguse sai ja kui rääkida Jumala juhtimist, siis ma arvan, et Jumal ka nagu hoidis meid algus näiteks, et me olime algus natuke muidugi kurvad, et meil ei olnudki raha, et iga pühapäev näiteks rentida kinosaali, et teenistusi teha, aga kui tagasi vaadata, siis saad aru, et Jumal lihtsalt hoidis meid endid elus, et me poleks suutnud sellise koormuse tempoga võib-olla hakkama saadagi, oleks teistpidi läbi põlenud. Aga ma mäletan ühe väikse episoodi veel sellest rajamise algusest, et umbes 4 kuud me olime tegutsenud ja me tegelikult olime kohe algus, kui me korraldasime ühe laagri, me olime näinud, et inimesi oli tulnud nagu usule. Aga siis me olime enda meelest teinud palju noorena, sa oled eriti kärsitu ka ja mõtled, et nüüd ja kohe praegu ma sa tahad, et Jumal midagi teeks. Aga et me olime 4 kuud ja me ei olnud näinud, et keegi oleks enda elu Jumalal andnud selle vahepealse perioodi jooksul, et me olime teinud jõuluteenistusi, igast asju, mõelnud ägedaid, toredaid asju, aga siis me olime ühes laagris ja siis ma mäletan seda ühte hetke, kus sa nagu järjest näed, et inimesed hakkavad enda elusi andma üle Jumalale ja kui ma õigesti mäletan, siis tollel õhtul sai 16 inimest nagu päästetud ja see oli see hetk, kus kuidagi jõudiski varran nagu tõeliselt kohale, et siin ei ole enam lihtsalt mingisugune üritus, mingi asi, vaid me oleme enda elud tegelikult rakendanud nagu Jumala kuningriigi heaks ja tegelikult
kohe pärast seda laagrit siis me ametlikult registreerisime koguduse ära ka. Ja nii see teekond alguse sai. Здравствуйте, меня зовут Павел. Tere, minu nimi on Pavel. Я священник в приходе Святого Марка в Lasnamäe. Ma olen Lasnamäe koguduse, Markuse koguduse preester. И чуть больше 2 лет назад у меня в голове даже не было, что я буду здесь, в Таллине. Üle 2 aasta tagasi ma veel ei arvanud, et ma tulen Tallinnasse, Eestisse. Я жил в Сибири. Ma elasin Siberis. Приехал туда из Украины, где 2 года посвятил служению лютеранской церкви. Tulin sinna Ukrainast, kus kohas ma olin 2 aastat juba Luteri koguduses teeninud. Вернулся обратно в Сибирь, где вот больше 20 лет до этого, до Украины еще занимался приходами в маленькой республике на юге Сибири. Ja siis Ukrainast ma siis läksin Siberisse, kus kohas ma olin ühes väikses linnas teeninud. Но так получилось, что вот я здесь 2 года. Aga nii tuli välja, et ma olen nüüd 2 aastat siin. И слушая вот братьев и сестер здесь, Ja kuulates nüüd vendu ja õdesid siin, я подумал вот что. mõtlesin, vot mida. Вот мы, лютеране, такие какие-то своеобразные. Me luterlased oleme niisugused omapärased. Мы не ждем знаков или подтверждений каких-то. Me ei oota mingeid märke või tähendusi. Но всегда видим эти знаки подтверждения ретроспективно. Aga me näeme alati neid märke retrospektiivselt. То есть, когда проходит время, мы смотрим назад в историю вот прошедшую и видим, да. Ja vaatame ajalukku tagasi ja mõtleme, okei, need olid ikka olemas. И это воодушевляет. Ja see muidugi teeb rõõmsaks. А когда мы идем вперед, Aga kui me liigume edasi, ну, по крайней мере, я говорю сейчас про себя, vähemalt endast räägin, мы просто делаем то, что должно. me lihtsalt teeme seda, mida peab. Потому что знак или подтверждение уже есть. Sest märk on iseenesest juba olemas. Идите, Minge, научите все народы. õpetage kõiki rahvaid. И мы идем. Ja me lähme. Вот снова вернусь к тому, что 2 года назад я оказался здесь. Jälle tulen tagasi selle juurde, 2 aastat tagasi ma ilmusin siia. Мое состояние было, ну, немного похоже на состояние зайца, который убежал от волка. Minu seisundit võib võrrelda jänesega, kes põgenes nüüd hundi juurest ära. Потому что ну, за месяц до того, как я здесь оказался, ко мне приходили сотрудники ФСБ и предложили от 3 до 7 лет посидеть за мою позицию по Украине. Sest 6 aega enne seda minu tulekut siis tulid minu juurde kõrgemad organid ja ütlesid, et annavad 3-7 aastat sellest, mis mu arvamust Ukraina kohta olid. И я не знал, что мне делать. Ну, понятно было, что надо было уезжать, но я не знал, что я поеду в Эстонию. Ja ma ei teadnud, mida teha, aga ma sain aru, et on vaja kusagile minna ja siis nii ma liikusin siis Eesti poole. Наша сибирская лютеранская церковь, из которой я, собственно, родом, Meie Siberi Luteri kirikus, kus ma olen pärit, это дочерняя церковь эстонской лютеранской церкви. see on Eesti Luteri kiriku tütarkirik. Так сложилось. Nii tuli välja. И первая мысль, которая у меня появилась после вот этого визита, она была такая: написать друзьям в Эстонию. Ja esimene mõte mul peale seda visiiti oli, kirjutan eestlastele. Через 3 недели мы пересекли границу России и Эстонии. Ja juba 3 nädalat hiljem sõitsime Venemaalt Eestisse. Еще через 3 месяца мы получили международную защиту. Ja 3 kuud hiljem me saime siis international selle turva. А через месяц после этого архиепископ Вильма сказал: ну вот Lasnamäe, самый русскоязычный район, ну значит вот ты служи здесь. Ja siis piiskop Vilma ütles, et no siis Lasnamäe on see kõige venepärasem, lähed sinna. У меня не было планов таких. Mul ei olnud niisuguseid plaane. Я пришел в этот приход и узнал, что они существуют уже вот в этом самом русскоязычном районе Таллина почти 10 лет или даже больше, чем 10 лет. Ja siis ma ei teadnud mitte midagi sellest, aga siis kui ma tulin sinna kogudusse, siis ma sain teada, et juba üle 10 aastat nad siis И у selles них vene чисто piirkonnas эстонский приход. on, aga see on ainult eestlased. И они сказали: а мы молились все эти 10 лет, чтобы у нас хоть
появился какой-то человек, который бы занимался русскоязычной работой. aga siis nad ütlesid, me palutasime mitmeid aastaid, et tuleks keegi inimene, kes tegeleks vene keelt kõnelevatega. И я не могу сказать, что мне было видение или я услышал эту молитву, ja ma ei või öelda, et mul oli nägemus, ma kuulsin nende palvet, но они уверены, что я есть ответ на их молитву. aga nad on kindlad, et ma olen nende palvetele vastus. Еще немножко в сторону. Мой сибирский епископ говорит, что есть два вида пасторов. Ja siis minu Siberi pastor oli öelnud, et on kahte tüüpi pastoreid. Одни приходские, которые работают в приходе, а другие миссионерские. Üks on need, kes on koguduse sees ja teised on missionärid. Я миссионерский. Ma olen missionär. Мне очень нравится начинать что-то, созидать, начинать. Mulle meeldib alustada. И то, что здесь началось 2 года назад, мне было как бы по сердцу. Ja see, mis toimus siin, siis algas 2 aastat tagasi, see oli minu südamelähedane. Но результат меня удручал. Aga resultaat ei teinud mind õnnelikuks. Мне казалось, что в таком огромном районе, где очень много русскоязычных людей, но люди должны прям валить к русскоязычному священнику. Ma arvasin, et seal, kus on väga palju venelasi, siis nad peaksid kõik hakkama tulema sellesse kogudusse. Они чуть не идут. Aga kuskil pole neid. И тогда вот то, о чем люди говорят здесь, надо идти к людям, да? То есть надо идти в народ. Ja siis see, mida siin juba oli öeldud, et on vaja siis minna rahva juurde. Поэтому я занялся тем, чем, в общем, до этого тоже занимался, работой с подростками. Ja siis ma hakkasin tegelema sellega, millega ma olin ennem tegelenud, hakkasin teismelistega И в töötama. первый год у нас было 4 подростка, Ja потом siis 5 появился, esimene aasta meil oli 4 inimest, pärast 5 tekkis а потом 2 осталось в итоге. ja jäi 2. Ну, не очень, да? Mitte väga, eks ju. Но я не остановился и не сказал себе, да что я делаю такое? Нет. Я думаю, ну, раз начал, делай. Ja ma ei peatunud selle peale, et mitte, et ei tule midagi välja, et jätan nii, aga kui juba alustasin tegemist, И на второй год к нам пришло 15 подростков. järgmiseks aastaks tuli juba 15 Сейчас teismelist, 12 ходит. nüüd 12 käib. Мы назвали наш скаутский клуб «Школа выживания». Me nimetasime skaudi Это õppust очень siis похоже, да? Выживая. äraelamise grupiks. И мы ходим в походы, вяжем узлы, Ja siis me käime matkamas ja teeme sõlme, sõlmi. делаем лагерь, вот сейчас готовим. Praegu valmistame laagrit ette. И родители, которые этих детей, они тоже включаются и тоже начинают приходить в церковь, в которую до этого они говорят, церковь детей, ну не знаем. Et need teismeliste vanemad hakkavad ka vaikselt nii-öelda ühinema, kuigi nad ennem rääkisid kirik, lapsed, mis asja. Это превратилось в семейный клуб. Ja see nüüd muutus siuke peregrupiks. Я сейчас сказал вам только одну маленькую часть того, что мы делаем. У нас много всего. Ja ma rääkisin ainult väikse osa sellest, mis me teeme, aga meil on palju kõike. Когда я начинаю перечислять для себя самого, что делать, я думаю, я успею все это сделать. Ja kui ma hakkan kirjeldama kõiki neid asju, mis me peame veel tegema, mõtlen, А kuidas ma потом jõuan. я просто стоп говорю Aga pärast ma räägin stopp и просто делаю. ja lihtsalt teen. И как-то все получается. Ja kuidagi tuleb välja. Поэтому я благодарю Бога за то, что Он меня сюда привел. Ja ma tänan Jumalat selle eest, et ta tõi mind siia. За то, что Он привел меня сюда с женой, которая у нас на органе играет на службах. Ja et ta tõi mu koos naisega, kes mängib orelit meil kogudus. То есть у нас подряд такой семейный. Ja meil on terve nagu oma peretiim. Вот. И я благодарю Бога за то, что Он не дает мне пугаться вот каких-то вещей, которые предстоят. Ja ma tänan teda selle eest, et ta ei lase mul olla hirmutatud asjade eest, mis mind ees ootavad. Ну все. Kõik. Suur tänu teile sellele võimalusi täna siin olla ja koos teiega suheldada. Но дальше по-русски. Edasi läheb vene keeles. Для меня все началось тоже с максимально
на первый взгляд, не духовные вещи. Minu jaoks algas samuti kõik mitte väljaspoolt, tundub, et mitte vaimulikult. На начало образования церкви я был администратором в эстонской методистской церкви. Enne kiriku alustamist ma siis olin Eesti Metodisti kiriku administraator. И для меня зарождение церкви началось с аналитики имеющихся церквей. Ja minu jaoks algas kiriku loomine olemasolevate kirikute analüütikast. После того, как мы провели аналитику, мы выявили один такой маленький момент. Peale seda, kui me läbisime seda analüüsi, me avastasime ühe asja. Исторически сложилось, что каждая методистская церковь дорастает до определенного количества людей и затем останавливается на этом количестве. Ajalooliselt meil kirikud, nad jõuavad mingi numbrini ja nad jäävad pidama. И на протяжении 10 лет эта цифра может варьироваться от 5 до 10 человек вверх-вниз, но среднее число остается. Ja et järgmised 10 aasta jooksul see number võib 5-10 liikuda sinna-tänna, aga muidu see üldine on sama. И после предоставления этой аналитики нашему драгоценному суперинтенденту Роберту, Ja peale seda, kui me tõime selle analüüsi, siis meie väärtustatud, armastatud superintendendi Robertile, в его сердце зародился один простой вопрос, что с этим делать. tema südames tekkis loogiline küsimus, mis me nüüd teeme. И мы в сотрудничестве со старшим пастором данной церкви Александром Федоровым, в сотрудничестве с пастором Станиславом Осиповым вчетвером начали думать над теми данными, которые мы выявили. Ja siis koostöös pastor Aleksandriga ja pastor Stanislaviga neljakesi hakkasime mõtlema, et mis me siis teeme nüüd nende numbritega. И больше чем полгода мы молились над тем, каким может быть наш следующий шаг. Ja üle poole aasta me palvetasime selle kohta, et mis on siis järgmine samm. И тогда пришла идея о том, что, скорее всего, нет перспективы инвестировать все свои физические и духовные силы на том, чтобы увеличить число прихожан. Ja siis tuli mõte, et pole mõtet investeerida oma nii materiaalseid kui ka vaimulikke ande ja jõuda sellele, et püüda tõstatada seda numbrit, mis ei kasva. И более перспективно с точки зрения достижения людей будет открывать новые церкви. Ja loogilisem on siis, et saavutada uusi inimesi, luua uusi kirikuid. Потому что когда открывается новая церковь, нужны новые пастора, новые лидеры, воспитание новых душепопечителей, учителей воскресной школы, новые лидеры домашней группы. То есть это рост личностей. Et siis, kui avad uue kiriku, sinna uusi pastoreid, uusi teenijaid, uusi pühapäevakooli õpetajaid ja nii edasi. И следующим шагом для меня было это простое послушание моему руководству, которое Бог поставил надо мной. Ja järgmiseks loogiliseks sammuks oli jällegi kuuletuda nendele liidritele, kes oli Jumal pannud minu peale. И так как среди всех 4 пасторов все уже занимали пасторскую позицию, Ja kuna 4 meist olid juba, 3 oli juba pastori positsioon olemas, возник вопрос, а кто будет открывать церковь? ja küsimus oli, kes siis avab kiriku. Ну и, скорее всего, тот, кто предоставил аналитику, Ja tundub, et see, kes analüütika siis tõi, возможно, сможет дальше что-то с ней делать. äkki ta suudab ka midagi teha nende numbritega. И послушание для меня как раз заключается в том, что прямого поручения, поймите меня сейчас правильно, прямого поручения от Бога, да, как бы я на тот момент не слышал. Ja sõnakuulelikkus ma pean ütlema ja saage minust õieti aru, otsekohest sõnumit, mida mulle teha, ei olnud Jumalalt. Но я верю, что тех людей, которых Бог поставил надо мной, как раз Его голос через этих людей звучал в мое сердце. Aga ma usun, et need inimesed, keda Jumal pani minu peale, läbi nende Jumala sõnum jõudis minuni. Потому что мы иногда смотрим на себя и говорим, я недостоин, я не могу, мы знаем себя. Ja vahel me vaatame enda peale, me ju teame ennast ja me ei saa hakkama, meil ei tule välja. И иногда очень важно, чтобы был кто-то рядом, кто посмотрел бы на тебя глазами веры и сказал, ты справишься с Божьей помощью. Aga vahel on vaja, et meie kõrval oleks inimene, kes vaataks meie peale usu silmadega ja ütleks, Jumala väega saad hakkama. И у меня, слава Богу, были эти люди и есть. И в послушании мы начали двигаться. Мы первый вопрос задали себе, а где эта церковь может быть? Ja tänu Jumalale mul olid sellised ja on need inimesed olemas. Esimene küsimus siis oli, aga kus me siis võime seda alustada? И Бог нам положил в Таллине район Мустамя. Ja Jumal pani meile südamele Mustamäe.
Мы связались с лютеранской церковью, у которой сейчас строится прекраснейшее здание. me võtsime ühendust siis luterlastega, kes praegu ehitavad väga ilusad hooned sinna. Мы начали вести с ними переговоры, потому что в нашем сердце было понимание, это то, что нужно, помещение идеальное. Alustasime nendega läbirääkimisi ja me saime aru südames, et see on ideaalne koht. Но ввиду разных обстоятельств у нас не получилось дальнейшее сотрудничество исключительно по этому вопросу. Ja lähtuvalt erinevate põhjustele see konkreetne tee siis jäi natukene mööda, ei läinud seda teed pidi. Но в то же самое время Бог в Мустамяе нам открыл другую возможность и открыл дверь в культурный центр Кая. Aga Jumal näitas meile teise ukse, kultuurikeskus Kaja. Мы недалеко ушли от Мустамяевской лютеранской церкви. Me ei olnud siis kaugele läinud selle Mustamäe Luteri Я не kirikust. знаю почему, но в моем сердце до сих пор это желание горит и живет. Ma ei tea miks, aga siiamaani mul põleb süda selle hoone pärast. Бог знает, Он ведет, и неоднократно за это время я наблюдал, как мы сотрудничаем с лютеранской церковью по разным вопросам. Ma ei tea, kuidas, aga Jumal kogu aeg juhib ja liigutab ja me oleme mitmes erinevas punktis töötanud, oleme olnud koostöös Luteri kirikuga. И даже сейчас не договариваюсь, мы сели рядом, но я до последнего момента не знал, что здесь будет представитель именно лютеранской церкви. Ja me ei olnud kokku leppinud, aga isegi praegu istume koos kõrval inimesega, kes on Luteri kogudusest. И после того, как мы получили помещение в аренду, мы задались вопросом, а как можно двигать нужна система для того, чтобы развивать церковь. Ja peale seda, kui me saime selle Kaja kultuurikeskuse ruumi, siis me hakkasime mõtlema, aga on vaja nüüd süsteemi, kuidas siis alustada. И удивительным образом, как раз через пастора Станислава Осипова к нам пришло знакомство с организацией о насаждении церквей, Multiplication Network. Ja siis läbi Stanislavi me saime kontakti selle Multiplication Network süsteemiga, который очень хорошо как раз сотрудничает тоже с Mission 4. Kes just väga hästi töötavad Mission 4-iga. И я такой человек, что для меня все просто. Должно быть духовное и должно быть физическое. Minu jaoks on kõik kerge. Mul peab olema vaimulik ja peab olema füüsiline. Должна быть система, которая ведома духом. Et peab olema süsteem, mida võib juhtida püha vaim. И мы начали продвижение именно основываясь на программе умножения церквей. Ja me hakkasime puutusime kokku programmiga, mis vaatab kirikute jaotamist. Сейчас мы в этом направлении двигаемся уже несколько лет, и бывают разные периоды в жизни церкви. Ja nüüd me juba mitu aastat läbime seda programmi ja on erinevad etapid meie kirikus. Но здесь я себе выписал одно такое предложение, может быть, кому-то в будущем поможет. Ma kirjutasin välja siukse lause, võib-olla aitab kedagi kunagi. Послушание духу – это делать естественные вещи с постоянством. Sõnakuulikus vaimule on teha tavalisi asju järjepidevalt. В этом и есть послушание духу. Послушание духу – это делать естественные вещи с постоянством. Спасибо. Я приведу пример. Toon näite. Мы молимся о исцелении, но исцеляет Бог. Me palvetame, et tervenemise eest, aga Jumal tervendab. Мы проповедуем Евангелие, и прикасается Бог. Me kuulutame evangeeliumit, aga puudutab Jumal. Мы делаем блинчики и раздаем блинчики. Me teeme pannkooke ja jagame pannkooke. А судьбу изменяет Бог. Aga elusi muudab Jumal. И вот для меня видится, что это очень важно. Ja minu arust on see väga tähtis. То, что мы можем делать от себя максимально естественно, see, mida me saame enda poolt teha maksimaalselt loomulikult, именно к этому Бог прилагает сверхъестественное. Sinna siis Jumal toob selle üleloomuliku. Аминь. Aamen. Aitäh, ma usun, et iga tunnistus on oluline ja rikastav, sellepärast, et inimesed peavad teadma, et näe, nii on ka võimalik. Ja näed, nii on ka võimalik. On võimalik see, et sa nagu ei tahagi rajada kogudust ja sa leiad ennast selle keskel. On võimalik see, et sa saad võib-olla Jumala käest sõna rajada kogudus, aga mitmed kuud või võib-olla aastad ei tea, mida sellega teha.
on võimalik see, et sul on kohe tugev tiim ümber, on võimalik see, et sa hakkad üksi minema ja Jumal annab sulle tee peal need inimesed. Ma arvan, et iga lugu on oluline ja see iga lugu kasvatab sellepärast ka inimeste usku. Nüüd meil on siin saalis inimesi, mõned, kellel on ka koguduse rajamise kogemus, mõned, kellel on võib-olla koguduse sellise taaselustamise kogemus, selles mõttes, et sureva koguduse selline see ellupuhkemise kogemus. Ja võib-olla on mõned inimesed, keda Jumal veel kutsub ka uusi kogudusi rajama, kes võib-olla saavad täna Jumalalt selle tõuke oma südamesse. Et ma nüüd avan selles mõttes aja kommentaarideks ja küsimusteks ja Andres aitab meid on ju keeleliselt. Lihtsalt paneeldiskussiooni ja nüüd teie vahe on see, et mina hoian teie jaoks mikrofoni. Aga kui teil on küsimusi nagu konkreetselt ühe või teise kõneleja suunas, siis te võite julgete ka nende nime või koguduse või kas või bluusi värvi öelda. Aga kui teil on üleüldine küsimus ja siis me lihtsalt vaatame, et keda vaim juhatab nii-öelda vastama, et proovime kristlikult ja vennalikult jagada. On ju. Nii et ma selle mikrofoni jätan hetkel Joonatani kätte. Või tegelikult ma jätan Andrese kätte. Aga äkki on loogiline, kui ma lähen ja siis ma samamoodi, ma tõlgin kohe koha pealt. Okei, see on hea mõte. Mine siis. Teeme niimoodi, et alustame siin, ma tean, Jaanal oli siin üks, sul oli on ju natuke kommentaar või natuke oma lugu juurde lisada ja siis lähme edasi. Ja ma tegelikult palusin luba rääkida meie koguduse rajamise kogemust, et kuna see on otseselt seotud pühavaimu tööga. See oli 15 aastat tagasi, kui me olime kesklinnas, meil lõppes just üürileping ja me ei teadnud, kuhu edasi minna ja siis me perega koos olime palves ja Jumal ütles palves ühe ainsa sõna, ütles mulle laagna. Ja ma mäletan, ma küsisin oma mehe käest siis, et mis see sõna tähendab, et kas see on mingi koht või mis on ja siis mees arvas, et et see vist kuskil, ma ei tea, Lasnamäel võib-olla oli ja aeg läks edasi, tollel ajal oli väga raske saada lasteaia kohti ja tütar oli mul 3-aastane lasteaia mineku aeg ja kuskil ei olnud vaba kohta ja samal ajal oli siis Franklin Grahami suur evangeelne üritus, mida me siis ka aitasime organiseerida, võtsime flaierid, läksime suvalise tiimiga, ühe kristliku tiimiga siis suvalisse kohta, suvalise bussiga ja me ei teadnud, kuhu see buss sõidab, ise vaatan, et väga imelik, kummaline koht, mingisugune, mida pole näinudki Tallinnas ja kuidagi kaua sõitis ka sinna ja siis peab kinni, läheme mingi veel kummalisemasse kohta kuskile kanalist trepist üles ja siis jagame seal mingi lasteaia hoovi peal ka neid kutseid. Sealt tuleb lasteaiast välja üks õpetaja ja ütleb, et hakkame temaga rääkima, tule, kuuleb, et mul ei ole lasteaia kohta lapsele, et tule siia tööle lasteaeda ja saad kohe oma lapse siia lasteaeda panna. ja nii läkski ja selgus, et see koht oli Laagna. Ja see lasteaed oli Laagna lasteaed Rukkilill. Ja siis me vaatasime, et okei, kui me juba Lasnamäe keskele saime lapse sinna, et südames klikkis ka, et see on nagu selline Jumala juhtimine. Ja kolisime siis kesklinnast Lasnamäe lõppu ja avastasime, et tollel ajal 15 aastat tagasi ei olnud Lasnamäel mitte ühtegi tegutsevat kogudust. Ja 130 000 inimest, Eestimaa suurim linnaosa. Ja siis, kuna me olime teinud ka juba evangeelseid lasteüritusi üle Eesti, ka 3 missioonireisi lastele ja noortele, just rääkinud Jeesusest väga põneval viisil, siis me otsustasime, et me hakkame üürima Lindakivi kultuurikeskusest ruume keset Lasnamäge, mis on siis Laagna lähedal jällegi, ja hakkasime lastele evangeeliumi kuulutama. Ja meil olid saalid täis. Mäletan, meil oli vahest mõni abiline Nelipühi kirikust või mujalt, siis nad imestasid, et mis asja, et teil ei olegi pühapäevakooli lapsed, et kõik olid tänavalt kutsutud. Et see oli selline omamoodi ärkamine ja tulid esimesed pered päästele
ja siis meil oli probleem, et kuhu me nad saadame, sellepärast et Lasnamäel ei olnud ühtegi tegutsevat kogudust ja sealt ei lähe nagu inimesed kuskile kesklinna ja siis me alustasime seal ise ka koguduse töö ja meil oli tegelikult koos ka inimesed, et registreerida ametlikult, aga see oli mul ajuinsult ja ajuoperatsioon rasedana. Meil oli seal töö päris aktiivne, kogu aeg koguduse töö, eks ju, pidevad teenistused, nädalasisesed palvekoosolek, piiblitund, evangelism. Meil oli pood, second-hand pood, me jagasime toiduabi ligi 50 perele. Ja kui siis ajuinsult ja ajuoperatsioon oli, millest Jumal tervendas imeliselt, ma olin suure kõhuga rase siis veel. See oli ime, millest siis Ringvaade tegi saate, Maaleht kirjutas. See oli tõesti Jumal arm, et ma jäin ellu ja minu poeg. Aga see 3 aastat me tõmbasime tagasi vaimulikust tööst. Ja lindistasin esimese plaadise aeg siis. Aga peale seda 3 aastat alustasime uuesti koguduse tööd. Ja Jumal ei ole öelnud, et pange pillid kotti ja minge, vaid Jumal on julgustanud ja näidanud ja olnud kaasas sellel teekonnal, kuigi tagakius on olnud kogu aeg hästi palju, on isiklikke rünnakuid olnud väga palju ja on selline peredraama läbi tehtud väga valus. Aga et Jumal on ikkagi viinud seda tööd edasi ja on saatnud ka meile külalisi, kas välismaalt või Eestist, kes on julgustanud jätkama. Ja sa näed, et Jumal on seal kaasas olnud ja praegugi 7. aasta siis me käime koos, ei ole veel ametlikult registreerinud, me oleme Kristeli ja Urmasega palvetanud teineteise koguduste pärast ka, kui neil ei olnud veel registreeritud, siis meie palusime, et nemad saaks koguduse rajada ja nemad palusid meile sama, nii et nende palvesoovide eest oleme üksteist ka kannud. Aga ka julgustan teid eest palvetama Lasnamäe eest, et see on tegelikult nii suur piirkond ja tööpõld on nii suur, et sinna on vaja rohkem kogudusi ja tänu Jumalale kõigi eest, kes teevad seda tööd. Mul on küsimus, võib-olla väljakutse ka. Nüüd mõned kogudused on juba mõnda aega toiminud, et on koguduse kasvukonverents ka. Kuidas teile tundub? Kas lihtsam on rajada uus kogudus või hoida ja kasvatada olemasolevat kogudust? Kõike on raske teha, mis koguduses tehakse. Ja olles selles mõttes elanud 4 erinevas maakonnas ja olles praegu koguduses, mis tähistab 94. aastapäeva ja olles seal 0-10 erinevas vanuses kogudustes, siis ma arvan, et võib-olla ei ole väga kasulik sellistes kategooriates mõelda ja tihti on elus niimoodi, et on raske tee ja teine tee on vale tee ja ma arvan, et võib-olla tihti vanemad kogudused seda hingevalu ja isegi võib-olla sellist kibedust on rohkem, et kuna on mälestused mingitest hiilgeaegadest ja nüüd täna ei ole need hiilgeajad ja näed need inimesed, kes võiksid meile tuua need hiilgeajad, läksid hoopis rajama midagi uut, selle asemel, et meile need hiilgeajad tagasi tuua. Ma arvan, et need on hästi keerulised teemad ja ma arvan, et ma väga soovitaks vähemalt hoida süda pehmena, et ükskõik kui vana kellegi kogudus on, olla lugupidav selle osas, et nad teevad Jeesuse nimel kuningriigi tööd ja neil on ka raske, et kui ka tundub, et kellelgi mis neil viga noortel näed ja muudkui siin noori tuleb ja imevad meie noored ka ära ja mis iganes mõtted tekivad, et siis lasta Jumalal ka oma süda läbi katsuda ja palvetada teiste eest, see ka pehmendab enda südant. Ja kellel kipitab kuidagi südamel see just, et mida teha elujõu kaotanud kogudustega, siis mul on ka lugemissoovitus teekäia.ee leiate
koguduse rubriigist vähemalt 5 arvamuslugu, siis mis ma olen tellinud erinevatelt baptistiliidu juhtidelt, et mida nemad arvavad, et mida teha elujõu kaotanud kogudusega ja ma arvan, et ega seal on palju sarnasusi lõpuks nagu ka koguduse rajamisega ja lõpuks sealgi on vaja seda valmisolekut, et minna mingile uuele vastu ja mitte nagu seda mineviku hiilgust või mineviku mustreid nagu taasluua. Я надеюсь, я правильно понял вопрос. Ma loodan, ma sain õieti aru küsimusest. Церковь – это живой организм. Kirik on elus organism. И церковь нередко сравнивается с семьей. Ja kirikut väga tihti võrreldakse perega. И когда в семье правильные, здоровые отношения, Ja kui peres on head tervislikud suhted, то это естественно, что в данной среде рождается новое чадо. ja väga loomulikult sünnib selles kohas laps. Мне видится, что рождение новой церкви – это какой-то естественный процесс. Minu arust uue kiriku loomine on täiesti naturaalne protsess. Когда церковь здоровая. Kui kirik on terve. И на самом деле это как любая женщина. Она может быть самостоятельной. Ja see on nagu iga naine, kes võib olla väga iseseisev. Но это не ее призвание. Aga see ei ole tema kutsumus. Призвание женщины стать матерью. Naise kutsumus on olla naine. И, скорее всего, для каждой церкви, скорее всего, для каждой церкви призвание не в том, чтобы быть самостоятельной и обеспечивать себя. Ja ma arvan, et kiriku mõte ei ole olla iseseisev ja iseennast siis ülal hoida. Скорее всего, призвание для церкви в том, чтобы стать самостоятельной, начать себя обеспечивать, для того, чтобы произвести жизнь. Ma arvan, et kiriku kutsumus on olla iseseisev, et iseennast ülal hoida, selle jaoks, et alustada uut elu. И затем заботиться о новой церкви и помогать ей расти, чтобы она дальше воспроизводила бы себе подобную. Ja siis hoolitseda selle uue kiriku eest, et tema suudaks saada iseseisvaks ja luua uue elu. И таким образом Царство Божье распространяется. Ja niimoodi kirik siis laieneb. Väga head mõtted. Ma arvan, et kui on olemas kutsumus ja kui on olemas meeskond, siis uue rajamine on ka väga äge. See on nii põnev asi. Ma mäletan lihtsalt seda, et kui me saime kokku ja see kutsumus see oli tõesti muust asjast ei mõelnudki kui koguduse rajamisest, sest see oli nagu top 1 asi elus, kõige kihvtim asi üldse, kõik muud asjad olid mustvalged ja ei pakkunud huvi. Et ma arvan, et see on kindlasti üks asi, mis kui ma annab sulle kutsumuse ja annab sulle inimesed, kellega teha ja sa ei pea üksinda kuskilt seinast läbi jooksma, siis on see lust, et ma arvan, et vanakogudusse, kui sa lähed vanakogudust näiteks uuesti üles ehitama, nagu teie seda teete, siis see on nii kihvt ja see on nii vajalik. Ja kui selleks on ka kutsumus, ma arvan, et see on ka täpselt sama põnev, aga seal on jälle mingid muud väljakutsed ja mingid muud raskused. Aga samas jällegi, mis sa ütlesid just selle, et kogudus kasvab kuskile maale, siis sul on see arv inimesi seal ja siis see kõigub kuskile all, et tegelikult ongi niimoodi. Et ma ütlen ka, et meie kogudus ka, meil on nagu saavutasime mingisuguse liikmete arvu ja ta ongi seal lihtsalt. Ja täna ainukene koht, kus meie kogudus kasvab, on sünnivad lapsed. Et meil ongi, et see aasta koguduses vist kokku 6 beebit on sündimas. Vaatke, et meil on pea 40 liiget ja meil on üle 30 alla 12-aastase lapse veel lisaks sellele. Et sa näedki, et kui Jumal on pannud ühesugused inimesed kokku, siis sealt tuleb ka ilusat vilja. Et jah, aga ma arvan jah, et kui on selge kutsumus, siis on põnev teha seda, et Aitäh! Siit käis läbi mõiste Jumala kuningriik ja minu küsimus puudutab nüüd, kui on mõte rajada kogudus, siis kui oluline on eristada seda, ütleme, inimgruppi, kellele see kogudus rajatakse. Ma tooksin 2 mõistet siia juurde, et kas kogudus rajatakse kodututele kristlastele, kes on pettunud teistes kogudustes ja nad tulevad teie osadusse, või kogudus rajatakse mittekristlastele. Ja küsimus siis ongi lahtine küsimus, et kui oluline on mõtestada strateegiliselt läbi
sihtgrupp, see grupp inimestest, kes siis saab olema see kogudus, ütleme, lähima 5-10 aasta perspektiivis? Hea küsimus. Ma võin vastata ainult nii, kuidas meil toimub, aga edasi vene keeles. Vabandust. Первое, что мы увидели, когда открыли новую церковь, много людей, разочарованных в имеющихся церквях, захотели прийти. Esimene, mida me märkasime oma koguduses, et väga paljud inimesed, kes olid enne seda pettunud eelmises kirikus, tahtsid tulla meie juurde. Но эти люди, они, по крайней мере для нас, не были целью. Aga need inimesed vähemalt meie jaoks ei olnud meie peamine sihtrühm. Потому что привлечение этих людей это не является умножением царства, это является сохранением царства. Sest nende inimeste kutsumine ei ole kuningriigi siis laiendamine, vaid pigem säilitamine. Они уже спасены, но в чем-то огорчились. Nad on päästetud, aga nad on kahjuks solvunud millegi peale. Таким людям нужна больше душепопечительская забота в тех церквях, где они находятся. Neil on vaja hingehoidu. И поэтому мы чуть-чуть поработали с такими людьми, но постарались максимально по-доброму перенаправить их обратно в свои церкви. Et me natukene töötasime nendega, aga püüdsime ilusasti suunata nad tagasi enda kogudustesse. И мы сосредоточились именно на тех людях, которые реально нуждаются в Иисусе Христе. Ja siis fokuseerisime oma jõud nendel inimestel, kellel on päriselt Jeesust vaja. Но чтобы в команде обязательно были бы уже христиане. Aga väga tähtis, et tiimis oleksid juba kristlased. То есть команда, она является христианским центром, да, то есть это люди верующие. Et tiim on need päris usklikud. И, может быть, они пришли из разных церквей, но они команда. Kuigi võib-olla nad tulid erinevatest kirikutest, me oleme ikka ühtsuses tiim. И дальше эта команда начинает служить уже по спасению, по завоеванию новых душ. Ja see tiim siis teenib neid inimesi, et siis saavutada neid uusi hingesid. Спасибо. Aitäh. Me ise vist ka kuidagi sõnastasime või mõtestasime, et me tahame jõuda kadunuteni. Et on olemas ka inimesed, võib-olla, kes käivadki pühapäeval erinevad teenistused läbi ja nad on sellised nagu turistid, kes vaatavad, seal on hea ütlus ja seal on hea ülistus ja seal on hea kohvilaud, mis ei ole ka halb, aga me ise kuidagi tundsime ka, et me tahame just läbi oma suhete jõuda oma naabriteni, oma töökaaslasteni, oma laste õpetajateni, laste kasvatajateni ja nendega, kelle meil on nagu üks-ühele mingid suhted ja tekkinud nagu selline läbisaamine. Ja võib-olla on ka me alguses 3-4 aastat me registreerisime alles oma koguduse hiljem ja olimegi täiesti põrandalune sekt alguses, naljaga öeldes. Ja kasvasimegi läbi selle, et kuskilt kuulsime, keegi kolis Tallinnast ja otsib kogudust ja ta tuli vaatama ja läbi nagu sellise hoo saime liikuma. Et me oma näitel pigem kaardistasime ära või võtsime fookuse nagu nendele, kes ei tunne Jumalat, kelle jaoks kiriku ukse lävepakk on natukene kõrge. Ja kuna me mudel oli ka natukene ja ongi natukene teistmoodi ka, siis vanad tublid kristlased kampa võtta ja neile nagu aidata, neile ringi mõelda, miksed me oleme ja miks me teistsugused oleme. Et sinna oleks läinud nii palju energiat, et me tegelikult tundsime, et me tahame seda energiat kasutada lihtsalt kellegi sõbrale rääkides, kuule tead, kes Jeesus on. Ja rääkidagi täiesti ABC, nii nagu ma oma 6-aastasele Naatanile räägin või rääkidagi oma töökaaslasele võib-olla lõunasöögilauas täpselt samamoodi. Et meie pigem fokuseerisime selle teisiti. Ma võib-olla vastaks niimoodi koos sellele eelmisele küsimusele ka, et Jumal on see, kes ehitab kogudust ja kirikut. Ja mõnikord ma olen ise takerdunud sinna, et mul on väga konkreetne plaan, aga siis tuleb välja, et Jumalal oli teine plaan. Et kõige parem on see, et kas ehitada uus või elustada vana või kes on mu see sihtgrupp, ja üleüldse, kas üldse teha kogudust, et kogu aeg hoida oma süda pehmena Jumala häälele.
et Jumal saab kindlasti teha vanades kogudustes ka midagi uut ja tema arm on iga päev uus. Ja vanad kogudused on ka tema perekonna osa ja seal saab sündida väga palju ägedaid asju ja sünnib ka. Ja uued on väga põnevad teha, sest et palju lihtsam on teha mingeid uusi asju loomulikult, kui nendes vanastes rööbastes käia. Aga me Sakus oleme pannud oma sihtgrupiks oma elanikku. Ehk me esialgu piiritleme selle valla, mis on 12 000 inimest ja neid on seal igasuguseid. Kui me hakkasime kogudust rajama, siis oli suur õnn ja rõõm käia Stockholmis tutvumas ühe väga sellise omanäolise suure luteri kirikuga nimega Santa Clara, mis on Stockholmi peatänaval, ma ei tea, kas keegi on seal käinud. Ta on täna pühapäevasel jumalateenistuse külastatavuse poolest kõige suurem luteri kirik Rootsis, mis taheti 80-ndatel kinni panna, sest seal käisid ainult üksikud vanainimesed. Siis saadeti sinna üks noor karismaatiline vaimulik, kes siis mitte tema, aga Jumal läbi tema ja selle töö jõudis siis sinnamaani, kus see täna on. Ja kaks asja, mis ta ütles, et millega ta alustas ja mida nad väärtustasid, oli see, et nad palvetavad iga päev ja nad hakkasid teenima ühiskonna kõige nõrgemat sihtgruppi. Ja täna ka nad on 2 korda päevas väljas oma koguduse vabatahtlikega, nad teenivad narkareid, prostituute, kõiki jagavad neile toitu, annavad vajadusel öösel, kõik kirikusaal on, nad magavad seal kui vaja ja teevad igasuguseid selliseid asju. Ja kui nad hakkasid seda tegema, siis Jumal saatis kogudusse ka kõiki teisi ühiskonna kihte, juriste, doktoreid, haritlasi, õpetajaid, ärimehi. Ja tegelikult ma tahaks öelda, me oleme natuke seda ka oma koguduses näinud, et me alustasime nendega, keda Jumal saatis. Nad olid sageli pärit sotsiaalsete vajadustega peredest, lapsed, meil olid väga keerulisi lapsi seal. Me küpsetasime neile pannkooke ja nad kogu aeg küsisid, millal saab pannkooki. Ja täna on see pilt meie koguduse liikmest hoopis teistsugune, et meil on väga palju õpetajaid, haritlasi, hoopis teistsuguseid inimesi ka. Et on kõike ja Jumala riiki kuuluvadki kõik. Ma ka kinnitaksin Kristiina mõtteid just, et kui me rajame kogudusi, et siis meie siht oli ka, et kadunud inimesed, need, kes ei tunne üldse Jeesust, aga sa ei saa ukse peal valida neid inimesi, kes sulle kogudusse tulevad ja sa võtad kõik vastu need inimesed ja mina ütleks, et nüüd, kui me Lihulas olime, samamoodi see esimese grupp, kes sul kogudusse tuleb, on need, kes on sotsiaalselt koguduse või ühiskonnas nagu kõrvale heidetud või välja lükatud. Ja kui koguduses ka need inimesed ei leia vastuvõttu, siis üldse kus see koht on. Ja ma arvan, et Jeesus testib meid, meie armastust ja seda kaastunnet, mis meil on nende kõige hüljatumate vastu. Ja kui me selle testi läbime, siis ta saadab meile ka teisi inimesi, et ta nagu katsub, kas me suudame nendega toime tulla, kas me suudame neid inimesi armastada. Ja Lootuseküla pastor Märt Vähi, keda te kõik teate, tema ütles ka, et tema rääkis, et Jumal ütles talle samamoodi, et sa ei ole veel puudutanud Eestimaad, kui sa ei ole puudutanud seda kõige madalamat kihti. Et ma usun, et me saame armastada neid kõige nõrgemaid ka. Еще немножко от лютеран. Natukene luterlastest siis ka. Я думаю, что немножко знаю менталитет русскоязычных, русских людей. Ma arvan, natuke tean vene kultuuri siis mentaliteeti. И здесь уже вот за эти 2 года мне приходится общаться с разными совершенно людьми в Lasnamäe и не только. Ja selle paari aasta jooksul mul on vaja rääkida mitte ainult Lasnamäe, aga teiste inimestega. И когда я говорю с местными русскоязычными людьми, первая их реакция такая: мы православные. Ja esimene reaktsioon vene keelt kõnelevatega on, me oleme ortodoksid. Есть люди, которые интересуются, которые, может быть, не совсем себя осознают православными, но когда они узнают, что мы в подвале находимся, они говорят: вы сектанты. Aga siis mõningad on natukene rohkem vaatavad, nii pea kui nad teavad, et me keldris koguneme, siis neil on sektandid. Вот с первой категорией я говорю так тогда: давайте расскажите мне о вашей православной вере. Esimeste kategooria, kes ma ütlen, rääkige natukene oma õigest usust.
Сколько раз вы в церковь ходите? Mitu korda käite kirikus? Исповедуетесь, причащаетесь? Кто ваш духовный наставник? Ja kas te teete kõiki neid Нет? asju? Kas Ну, значит, вы не православные. teil on mentor olemas? No ei, siis te ei ole päriselt То есть разрушить, иногда полезно разрушить убеждения людей, которые сами себе что-то придумали. Vahel on vaja lõhkuda eelarvamusi, mida inimesed iseenda jaoks välja mõtlesid. Это как защита такая, щит. See on siuke nagu kaitse. Не трогайте меня, я православный. Siuke kilp, ärge puutuge mind, ma olen ortodoks. Поэтому таким православным мы рады. Et selliste õigeusklikele me oleme väga õnnelikud. Потому что, ну, вот эти люди не в церкви, в принципе. Sest need inimesed iseenesest ei ole ju kirikus. Есть люди, которые, как здесь уже сказали, на самом дне. On ka sellist inimest, kellest oli juba öeldud, kes on kõige all. И очень много русскоязычных людей в Lasnamäe вот таких. Ja palju vene keelt kõnelevaid Lasnamäel on just sellised. Примерно год назад в нашем приходе эстонская часть прихода начала служение, социальное служение, как это по-эстонски, кёк ja kohv. Umbes aasta tagasi Eesti osa alustas siukse teema nagu köök ja kohv. То есть люди приходят в определенное время, пьют кофе, сидят за столом, общаются, узнают что-то о церкви. Ja siis inimesed tulevad kokku teatud ajal ja siis joovad kohvi, räägivad juttu, saavad teada kirikust. И пишут свои имена на листочке, что, если они хотят, чтобы за них помолились. Это первый шаг. Ja nad kirjutavad oma nime paberilehele selle jaoks, et nende eest saaks palvetada. See on esimene samm. То есть вот русскоязычному человеку важно, чтобы за него помолились дистанционно. Et vene keelt kõnelevale on vajalik, et nende eest palvetataks, aga kaugelt nii. А потом эти люди начинают приходить. Ja hiljem inimesed hakkavad tulema. Садятся где-то у двери там. Istuvad kuskil seal ukse juures. Но они понимают, что вот они немножко пахнут по-другому. Nad saavad aru, et nad lõhnavad natuke teistmoodi. И если мои прихожане говорят, что-то пахнет здесь как-то, я говорю, помогите этим людям тогда. Kui keegi kogudusest Подарите ütleb, им мыло. et no kuidagi lõhnab imelikult, siis ma ütlen, et parem aidake neid, tooge neile seepi või midagi. Эти люди приходят, требуется время. Вот если речь об этих двух категориях идет. Ja et sellised inimesed tulevad, on vaja aega, et kui me räägime just nendest kahest kategooriast. Meil oli siin üks küsimus veel, rohkem kahjuks aega ei ole. Vabandust. Aga kas soovid küsida? Ma lühikselt räägin. Ma 2000. aastal sain maakoha kätte Kose vallas ja laulukoorid käisid mul seal külas ja ükskord, kui ma sõitsin jälle autoga, et kohale Kosele sõita, nii selgelt mul tekkis Jumalaga rääkimine ja ütles, nüüd hakata siin koosolekuid pidama. Sa ei võta raha, sa valmistad kohvi ja mitte ainult kohvi ja kringlit, vaid ka võileivad. Nii selge jutu ajamine oli mul seal autos. Mina mõtlesin ära, mõtlesin, aga Jumal, ma ei saa ju hakkama. Et keegi peaks mul abiks olema. Siis korra mõtlesin ühte abielupaari meie kirikust. Ei, see ei ole see. Ja siis mõtlesin, et aga kes siis? Ja siis anti mulle Velli ja Mati Holman. Ja niimoodi hakkas see asi pihta. Ja alguses oli 36-40 inimest, kõik olid vanemad inimesed, külainimesed, mul käis Tallinnast inimesi, mul käis Olevistest inimesi, Kehrast inimesi, 36-40 inimest ja pikka mööda hakkasid et kõik ära kukkuma ja taevasse saama. Lõpuks oli mul 19 aastat, ma pidasin koosolekuid üks kord kuus. Ja lõpuks oli niimoodi, et olin vanas majas, Uno ehitas mul seal mitu maja veel juurde, seal on mitu maja hoovi peal. Ja olen köögis ja korraga nii vaikne hääl ütleb, see lõpeb nüüd ära. Ja mina mõtlesin oma südameses, ei.
ja 2 kuu pärast oli koroona ja siis tulivad need inimesed, kes mul seal abiks olid, jäid jalgadega haigeks ja lõppeski see asi ära. Ja 19 aastat oli see niimoodi ja inimesed olid nii tänulikud ja mis oli kõige tähtsam, kui koosolek algas, esimene asi, mis ma ütlesin, Jumala püha vaim tule kohale. See oli esimene asi. Siis alles tulid meil need laulud, need hoogsad laulud, võidulaulud, kus oli tõesti Jumala vaim sees ja ma igatsesin, et koosolekus on Jumala vaim ja kui oli koosolek, siis oli ka niimoodi, et korraga tunnen, tema peab nüüd kõnelema. Nüüd peab tema kõnelema. Ja niimoodi see toimus 19 aastat ja mul ei olnud kogudust, vaid see lihtsalt oli koos käimine ja inimesed olid nii tohutult tänulikud. Aamen. Nii, nüüd küsimuste voorus vist, Jakob, sina ei saanud sõna veel. On nii? Ma küsin midagi. Mis siis, Jakob, kui Jumal vaim ütleb, et nüüd see lõpeb ära? Eks tuleb kuulata, aga ma arvan, et lihtsalt üks mõte võib-olla, mida tasubki mõelda selle kõige juures ongi see, et sul võib olla 10 inimest ühes nurgas, 10 inimest teised nurgas, ühed ütlevad, et me hakkame kogudust rajama, teised ütlevad, et me hakkame kogudust kinni panema nagu. Ja vahetevahel see potentsiaal on täpselt samasugune, aga küsimus ongi selles perspektiivis nagu. Ja loomulikult Jumala kuulamises, et lihtsalt ärme ise ennast ka nagu raami pane ja usume nagu seda Jumala parimat, aga oleme loomulikult kuulekad talle lõpuks. Nii et pühale vaimule tuleb kuulekas olla, muidu politseinik teeb haiget. Aga teeme ühe aplausi veel. Ja mul on igale paneelil osalejale ka anda selline väike meene. Siin on teil natukene magusat ja siis on metodisti seminari tass, mis ütleb siis, et sisult tuline ja meetodilt teoloogiline. No, nii et palun